Enamik fotosid tuletavad meile meelde häid aegu meie elus, meie mälestusi, mida tahame igavesti hoida. Aga mõned pildid on palju süngjamad, sest need on seotud lahendamata kuritegudega ja mõnel juhul on need ainsaks vihjeks selle mõistatuse lahendamisel. Mis juhtus Sally Anniga? See on küsimus, mis on murelikku perekonda vaevanud alates 2016 aastast, kui turvakaamera salvestas midagi tõeliselt kummalist. See oli teisel jõulupühal Northumberlandis 26. detsembril 2016, kui 59-aastane Sally Ann otsustas teadmata põhjustel varahommikusele jalutuskäigule minna. Umbes kell 3 öösel avustas ta teekonda, mis näis peaaegu lõputu, kuni ta kadus. Kandes vaid pidžamad ja veekingvad joped, kõndis Sally Ann mööda inimtühja tänavaid, kus polnud kedagi, kes oleks midagi näinud. Mõni tund hiljem ilmus ta turvakaamera salvestisele, kõndides kiirustades ja sihikindlalt. Ta oli nüüd kodust 11 miili kaugusel ja kõndis Newcastle'i kai ääres. Videol oli ajamärge kell 7:15 hommiku. Tema roosad pidžamad paistid pimeduse taustalt silma. Nagu oleks tal mingi missioon, millel polnud selget sihtkohta, kõndis Sally Copthorne'i hotelli taga vaateväljast välja, kadus pöördsile lähedal ja haihtus seejärel varjudesse. Keegi ei tea, kuhu ta pärast seda läks. Ta võis suunduda linna keskusesse Hiltoni hotelli poole. Sally võis minna Tiny sillale või isegi mööda Quayside'i jõge edasi kõndida. Võimalusi oli lõputult. Tunde hiljem, kui ükski tema 3 lapsest temast midagi ei kuulnud, hakkasid hirmud kasvama ja perekond suundus kohaliku politseijaoskonda, et teatada tema kadumisest. Kuigi oli võimalik, et tal võis olla vaimse tervise probleem, ütlesid tema lapsed, et Sally jõulud päev enne tema kadumist olid täis rõõmu. Ta oli heas tujus ja veetis meeldiva päeva koos perega. Sel ajal ei olnud keegi tema heaolu pärast mures. Võimud kogusid oma jõud kokku ja saatsid need tänavatele. Hotellid, poed ja lähedal asuv jõgi otsiti põhjalikult läbi, kuid midagi ei leitud. 26. detsember lõppes ilma ühegi uue avastuseta. Paanika hakkas maad võtma, kui kogukond aitas hoida silmad lahti, et märgata kedagi, kes meenutaks kadunud naist. Mõningaid nägemisi teatati aeg-ajalt, kuid ükski neist ei leidnud kinnitust ega viinud tema asukoha tuvastamiseni. Järgmisel päeval jätkus otsing uue lootusega. Siiski ei ilmnenud ühtegi jälge ega vihjet, mis oleks viidanud Sally asukohale. Päevadest said nädalad ja nädalatest kuud, kuid vastuseid ei tulnud ikka veel. Siis toimus juhtumis läbimurre, kuid mitte selline, nagu nad olid lootnud. 3. veebruaril avastati Jaro lähedal jões surnukeha ning perekond jäi ärevusse oodates kinnitust. Päevad venisid ilma, et oleks tehtud ametliku isiku tuvastust. Lõplikku selgust oli raske saavutada. Kui Sally lapsed püüdsid leppida tõsiasjaga, et see keha võib kuuluda temale, seisid nad silmitsi ka mitmete halastamatute küsimustega. Nad mõtlesid, mis võis teda sel hommikul lahkuma ajendada. Tema ja ta abikaasa olid lahutamatud. Kas ta kannatas mõne terviseprobleemi all? Mõned arvasid isegi, et tal võis äkitselt tekkida dementsus. Turvakaamera salvestis paljastas aga ühe ilmse vihje. Sally ei olnud päris tema ise. Ta kõndis kiiresti, justkui oleks vihane, kuid selle viha allikas on siiani teadmata. Vastuste otsing Sally Anni juhtumi kohta jätkub endiselt, kuid uusi paljastusi pole seni ilmnenud. Perekond on jäänud seletamatu katsumuse tõttu murtuks ja segadusse, nagu ka selle kummalise juhtumiga seotud uurijad ja politseinikud. Paljud meist tunnistavad, et kipume autoroolis olles liiklusraevu tundma. See on olnud katalüsaatoriks paljudele vägivaldsetele kokkupuudetele, kuid enamik meist laseb oma viha välja, enne kui päevaga edasi minnakse ja peagi ununeb juhtunu. Kuid nii ei läinud 44-aastase veokijuhi nimega George Guerrero puhul, kes oli pärit Perth Amboyst New Jersey's ja juhtis oma poolhaagisega veokit 7. mail 2017 idasuunas kiirteel Interstate 10. Tunnistajate sõnul, kes nägid juhtunud toimumas umbes kell 13:50. Sel pärastlõunal oli George just sõitnud välja ehitusalalt, pärast mida ta vahetas parempoolselt rajalt vasakule. See näis ärritava teist veokijuhti, kes hakkas siis George'i veokile väga lähedale sõitma, sundidades George'it tagasi paremale rajale tõmbuma. Aga teine veokijuht kiirendas ja sõitis George'i kõrvale.
tunnistajad ei ole selles faktis kindlad, kuid nad usuvad, et teine juht tõukas oma sõidukiga George'i veokit, põhjustades selle teelt väljakaldumise ja lähedal asuvasse metsa sõitmise. Hiljem tuli välja, et kui 2 veokit kõrvuti sõitsid, võttis teine mees välja tulirelva ja tulistas George'i pihta mitu korda, liikudes umbes 70 miili tunnis. Kohal viibinud tunnistajad võtsid kohe ühendust politseiga, kuna nad kartsid, et George võis olla vigastada saanud. Kuid kui politseinikud kohale jõudsid, avastasid nad, et George'i oli mitu korda tabatud ja ta oli juba surnud. George heisis koos oma koera Arjaga, kes oli päästetud varjupaigast ja kes oli talle paljudel reisidel kaaslaseks olnud, alates sellest ajast, kui ta otsustas hakata eraettevõtjana veokeid juhtima. Varem töötas ta Middlesexes New Jersey's ettevõttes Oscar Transportation. Arja leiti veokist vigastusteta ning ta viidi kohalikku varjupaika, kust George'i nõbu ta hiljem ära tõi. Pärast seda hakkas ta elama George'i poja Christopheri juures ning väidetavalt läheb tal hästi. Nad ütlesid, et kui George'i veok teelt välja kaldus, kihutas ründaja minema ning kuigi tunnistajad andsid tema kirjelduse, pole teda kunagi tuvastatud. Nad on kirjeldanud ka veokit, millega ta sõitis ning selle tüüpi sõiduki foto on avalikkusele avaldatud. Kathleen Alust on kirjeldatud kui habemega afroameeriklasest meest ning tõenäoliselt on ta juba mõnda aega olnud veokijuht. On siiski oletatud, et ta tõenäoliselt ei sõida kindlat marsruuti ja pole pärast rünnakut sellesse piirkonda tagasi pöördunud. Asja teeb veelgi keerulisemaks see, et kiirtee Interstate 10 on üks riigi kõige tihedama liiklusega teid ning sealt sõidab iga päev läbi tuhandeid veokeid. Sellegipoolest on võimud avaldanud ründaja veoki kirjelduse, märkides, et see võis kokkupõrkes saada küljele kahjustusi. Seda kirjutatakse kui oranži 2000 kuni 2005 aasta Freightliner Century lameda katusega veokid, millel on tuuledeflektor ja magamisruum. Juhtumi toimumise ajal vedas ründaja 53-alast valget Haagist, mis oli tunnistajate sõnul üsna määrdunud. Kriigile, kes olid juhtunud tunnistajaks või tunnevad kõnealust veokijuhti, palutakse võtta ühendust Jacksonville'i politseiga numbril 904 63 005. 00. Claire Holiday külastas selle aasta jaanuaris Mullisaart. Sel kuul oli tal tulemas 36. sünnipäev, mida tema perekond väga ootas. Kahjuks ei saanud nad seda temaga kunagi tähistada, sest 16 päeva varem, 7. jaanuaril, oli ta salapäraselt kadunud. Claire viibis saare Fionforti piirkonnas ja väidetavalt kasutas ta oma reisi ajal Ford Transiti matkaautot. Matkaauto registreerimisnumbriga WN 52 AZB, milles ta arvatavasti elas. Kui Claire lakkas oma pere kõnedele ja sõnumitele vastamast, muutusid nad üha murelikumaks ja teavitasid politseid. Nad kirjeldasid tema matkaautot ja ütlesid, et 35-aastane naine rääkis inglise aktsendiga. Nad saatsid ka mõned hiljutised fotod temast, lootuses, et keegi on teda piirkonnas näinud. Kohalik politsei algatas ulatuslikud otsingud. Kiireloomulise Claire'i otsingu käigus sattusid uurijad Fainfordi piirkonnast pärit valvekaamera salvestistele. See oli viimane kord, kui teda nähti enne tema salapärast kadulist, pärast mida teda enam kunagi ei nähtud. Fainfort on viimane küla Kraniori tee lõpus, piirkond, kus külastajad saavad praamiga Iona saarele sõita. Claire võis isegi sellele praamile minna ja naabersaarel ära eksida. Piirkonnas on mitu poodi, restoran, kohvi, kingituste poed ja ehitustarvete pood, kuid keegi ei mäleta, et oleks neis kohtades inglise keelt kõnelevat naist näinud. Valvekaamera kaadritel on näha, et naine kannab sinist jopet, valgeid pükse, salli ja kootud mütsi. Kadumise kohta on tehtud ulatuslik uurimist ning avalikkusele on avaldatud Claire'i pildid koos võimalikult paljude andmetega. Kuid siiski ei näi keegi olevat midagi ebatavalist märganud. Politsei rõhutab, et isegi kõige väiksem infokild võib osutuda oluliseks vihjeks, mis aitab välja selgitada, mis temaga juhtus. Õiguskaitseorganid on sellest ajast alates kaasanud eri ressursse, sealhulgas jäljekoeri, mereüksust ja õhutoetust. Nad on teinud koostööd ka kohalike politseinike ja ametkondadega, lootes selle kummalise mõistatuse lahendada. Inimesed ei kao tavaliselt lihtsalt Mullisaarel, mis teeb Claire Holiday juhtumi eriti salapäraseks ja ärevust tekitavaks. Vastuste otsing jätkub, kui kuud mööduvad. Tema perekond ja sõbrad loodavad endiselt, et peagi tuleb ilmsiks mingi paljastus.
Kuid aid aasta lõpu lähenedes, see lootus vaikselt hääbub. Põhja-Oaklandi politsei on avaldanud foto sõidukist, mis nende arvates oli seotud 22-aastase Aya Nakano juhtumiga, kes tapeti tulirelvaga 2013. Foreman aastal vaid mõned tunnid enne tema 23 sünnipäeva tähistamist. Aya oli tol ajal just lõpetanud Oregoni ülikooli sotsioloogia erialal ning lisaraha teenimiseks alustas ta tööd logistikaettevõttes. Selle aasta 12. juunil sõitis ta UC Berkeley ülikooli linnakusse, kus ta mängis korvpallimängu. Pärast mängu lõppu istus ta oma autosse ja hakkas sõitma koju Emeryville'i. Kuid kui ta sõitis Põhja-Oaklandis Marker Streeti 5800 kvartalis, sõitis teine auto talle tagant sisse. Ta tõmbas auto tee äärde, et hinnata kahjusid ja vahetada kindlustusandmeid teise juhiga. Kaks meest väljusid teisest autost ja lähenesid Ajale, enne kui üks neist tõmbas välja tulirelva, sihtis Ajat ja vajutas päästikule ja tappis ta. Aastate jooksul pole ühtegi kahtlusalust tuvastatud ning Aja perekond tunneb, et politsei on olnud juhtumi lahendamisel loid. Tema ema Maria on veendunud, et keegi Oaklandis teab, mis tol ööl juhtus, kuid nad on keeldunud välja tulemast, kuna tema sõnul valitseb piirkonnas niinimetatud vaikimiskultuur. Nad võivad ka karta, et süüdlased maksavad neile kätte, kui nad välja tulevad ning seetõttu on Aja juhtum siiani seisma jäänud. Kuid selleks, et saada rohkem teavet, on Oaklandi politsei ja FBI pakkunud kokku $120,000 suurust preemiat kõigile, kes annavad neile teavet, mis viib Aja ründajate tuvastamiseni. Uurijad on samuti avaldanud foto autost, mida nad usuvad kasutati Aja sõiduki rammimiseks, pärast seda, kui nad märkasid seda piirkonna valvekaamera salvestisel. Foto on näha, et tegemist on hõbedase 4-ukselise sedaaniga, kuid pilt on väga udune ning ei juhti ega kaassõitjat pole võimalik näha. Pole avalikustatud, kas Aja rööviti pärast rünnakut ning seetõttu jääb kuriteo motiiv endiselt saladuseks. Tema sõbrad ja perekond on kinnitanud, et ta pole mingil moel seotud millegi kahtlasega, näiteks illegaalsete ainetega ning nende teada pole tal ka vaenlasi. Kuigi kõnealuse auto mark ja mudel on teadmata, loodab Oregoni politseiosakond, et keegi näeb fotod ja tunneb selle ära. Kui teil või kellelgi teie tuttavatest on teavet, mis võiks aidata Aja juhtumile lahendust tuua, palutakse teil võtta ühendust Oregoni politseiosakonna mõrvade osakonnaga numbril 510 238 3821. See oli 6. november 2021, kui Londoni Brent Crossi kaubanduskeskus avas sel hommikul kell 10 uksed. Kliendid hakkasid täitma koridore, vaatasid vaateaknaid või ostsid toidukaupu. Kaubanduskeskuses oli mitu juveelipoodi, sealhulgas Fraser Hart. Kuna ettevõte asus suures kaubanduskeskuses, mida ümbritsesid turvamehed ja palju inimesi, ei tulnud kellelgi pähegi, et keegi võiks proovida seda kohta röövida. Nad jätkasid oma tegemisi, teadmata, et oht varitses nurga taga. Vaid 15 minutit pärast kaubanduskeskuse avamist täitusid ostjate ja kaupluste pidajate südamed hirmuga. Hirmu tekitas mootorrataste märgamine, mis oli selles kohas kindlasti ebatavaline. 3 mootorratast kihutasid läbi keskuse, igaühel 2 inimest sadulas. Sõitjad, keda varjasid kiivrid ja nahkriided, tulid kulla järele. Kaubanduskeskuse valvekaamerad salvestasid selle õõvastava juhtumi. Inimesed hüppasid kõrvale, kui mootorrattad nende vahel vingerdasid, suundudes otsa oma väärtusliku sihtmärgi Fraser Harti poole. 6 sõitjad hüppasid oma 2-rattalistelt, 3 neist tormasid juveelipoodi ja ülejäänud jäid väljapoole, pesapallikurikate ja kirvestega käes. Keegi ei julgenud nende ähvardavate isikute lähedale minna ega neid peatada. Video taustal on näha, kuidas teised röövlid täidavad oma kotte kõigi väärtuslike esemetega, mis kätte saavad. Vaid veidi alla 2 minuti jooksul käivitati mootorrattad, sõitjad võtsid taas oma kohad sadulatel sisse ja nad olidki läinud. Vähem kui 2 minutiga tungisid mootorratturid jõuga poodi, haarasid kõik, mida soovisid, kokku $3 miljoni väärtuses ehteid. Järgnevatel minutitel lasid naaberkauplused oma luugid alla, kui politseid teavitati sellest hirmuäratavast juhtumist. Seejärel algas ründajate otsing. Röövide uurijad võtsid uurimise üle ja tund pärast röövi avastasid nad 3 hüljatud mootorratast lähedal asuval golfiväljakul. Üks neist oli must, oranžide mustritega kaunistatud.
teine mootorratas lebas külili, sellel oli valge kere ja sinised detailid. Mõlemad olid silmatorkavad ja kergesti äratuntavad, mis tõenäoliselt sundis ründajaid need maha jätma, teades, et politsei on neid otsimas. Kuigi uurijatel oli sündmusest ja mootorratastest valvekaamera salvestis, ei suutnud nad siiski ühegi ratta omanikku tuvastada. Nad kadusid päevavalgusse sama kiiresti, kui olid kaubanduskeskusesse ilmunud, sulandudes ülejäänud elanike sekka, vältides avastamist ja vahistamist. Pärast 21-aastase Mara Murray kadumist 2004. aastal New Hampshire'i Haverhilli maanteen 112 köitis tema juhtum kogu riigi tähelepanu selle kummaliste asjaolude tõttu. Teda pole kunagi leitud ja 2024. aastal avaldati vananemisprognoosiga foto, mis näitab, milline Mara praegu välja võiks näha, rohkem kui 2 aastakümmet pärast tema viimast nägemist. Loodetakse, et keegi tunneb ta ära ja aitab lõpuks sellele müsteeriumile lahenduse leida. Mara juhtum sai alguses selle aasta 9. veebruaril, kui ta õppis õendust Massachusettsi ülikoolis Amherstis. Tundub, et ta tegi sel päeval väga kummalise otsuse, sest on teada, et ta pakkis oma õpikud autosse, ostis umbes $40 eest alkoholi ja lahkus siis ülikoolilinnakust, ilma et oleks kellelegi oma plaanidest teada andnud. Seejärel nähti teda Haverhilli maanteel 112 pärast umbes 2 tunni pikkust sõitu ning seal kaotas ta näiliselt juhi istmel kontrolli oma auto üle järsus kurvis ja sõitis vastu puud. Bussijuht märkas teda ja teient välja sõitud autot ning otsustas tema juurde minna ja uurida, kas kõik on korras. Ta küsis, kas Mara sai viga, kuid Mara väitis, et temaga on kõik korras. Juht kahtlustas, et Mara oli joobes ja pakkus, et kutsub politsei, kuid Mara palus seda mitte teha, öeldes, et ta on juba AAA-ga ühendust võtnud ja puksiirauto on teel. Aga bussijuht teadis, et see ei olnud tõsi, sest selles piirkonnas puudus mobiililevi. Ja kui ta koju jõudis, võttis ta politseiga ühendust, et juhtunust teatada. Ta mainis kindlasti, et naine oli üksi ja tundus joobes olevat. Mõne aja pärast saabusid sündmuskohale politseinikud ja leidsid Mara auto, kuid teda ennast polnud kusagil näha. Piirkond otsiti põhjalikult läbi, kuid midagi ei leitud ja juhtum jäi soiku. Pettunud palkas tema perekond eradetektiivi ja sellest ajast alates on ta pakkunud välja, mis tol päeval võis juhtuda. Ta usub, et keegi leidis Mara tee äärest pärast seda, kui bussijuht oli lahkunud ja pakkus talle küüti. On võimalik, et ta võttis küüdi vastu, kuid seejärel rööviti ta. Tõenäoliselt ei tahtnud ta, et bussijuht politseiga ühendust võtaks, kuna ta oli alkoholi tarvitanud ja tema auto registreering oli tol ajal peatatud tasumata kiirusületamise trahvi tõttu. Edasiste uurimiste käigus tuli ilmsiks, et piirkonnas tol ajal elanud hulkur võis näha, mis sel päeval juhtus või olla sellega seotud. Teda oli varem korduvalt naiste vastase vägivalla eest üles antud. Ühel korral sattus ta tee ääres hätta jäänud naise peale ja kuigi ta oli alguses tema vastu sõbralik, muutus tema käitumine ootamatult ning ta ründas naist. Teda on nimetatud huvipakkuvaks isikuks, kuid mitte kahtlusaluseks ning uurijad on keeldunud avaldamast, kas ta on üles leitud või üle kuulatud. Mara perekond jätkab tema puudumisega toimetulekut, kuid nad loodavad endiselt, et saavad ühel päeval teada, mis temaga juhtus. Kui tunned Mara ära, vanandatud fotod või sul on uurijatele uut teavet jagada, palutakse sul võtta ühendust New Hampshire'i lahendamata juhtumite üksusega numbril 6032 712 666 63. Kui räägida piharanna mustast liivast, mis on Aucklandi maastiku pärl, usuvad paljud, et seal varitseb midagi pahaendelist. Olgu selleks siis sarimõrvarid, tundmatu kiskja või kurjad jõud, peab olema mingi seletus neile, kes on sellel rannal või selle ümbruses salapäraselt kaduma läinud. Tundub siiski, et nende kummaliste mõistatuste seletust on raske leida, kuna üha rohkem inimesi kaob. 2019. aasta septembris kolis Aloy, Prantsusmaalt pärit vahetusõpilane Uus-Meremaale inglise keelt õppima. Ta elas Birkenheadis, North Shore'il võõrustaja pere juures. Möödus mitu kuud, mille jooksul noor õpilane harjus uue eluga ja keskendus oma õpingutele. Enamiku arvates läks tal elu hästi, kuid see kõik muutus 2020. aasta märtsis, kui laienev tühjus ümbritses piharanna ja muutus näljaseks uute ohvrite järele. Aloy lahkus oma võõrustaja pere kodust 6. märtsil, kuid ei tulnud õhtusöögiks koju tagasi. Kuigi nad olid tema puudumise pärast mures, oli Aloy täiskasvanu ja võis lihtsalt ümbrust avastada. Kahjuks
See nii ei olnud. Mõnest tunnist sai mitu päeva, ilma et õpilasest oleks kodus mingit märki olnud. Hirmud hakkasid kasvama ja politsei teavitati sellest ebatavalisest puudumisest. Aucklandi võimud alustasid kohe uurimist, kuid teadmata, mis suunas ta lahkus, osutus tema jälgede ajamine äärmiselt keeruliseks. Uurijad võtsid noormehe telefoni uurimise alla ja hakkasid selle asukohta jälgima, lootes kindlaks teha, kuhu ta võis minna. Esimene asi, mille nad avastasid, oli see, et oli Google Mapsis otsimid juhiseid pihasse. Otsing tehti 7. märtsil kell 5 hommikul. Piha oli tuntud oma kuulsa musta liiva poolest ja Alois suundus sinna, et koguda natuke liiva ning viia see koju suveniiriks. Nüüd, kui neil oli otsingute alustamiseks üldine asukoht olemas, pöördus politsei turvakaamerate poole, lootes, et mõni toidupood, buss või rongijaam on piirkonnas temast salvestanud kaadreid. See päring osutus väga kasulikuks, sest Aloy jäi turvakaamerasse Britta Marki rongijaamas sellel hommikul kell 6:30. Hetked hiljem nähti teda rongilt maha minemas Fruit Freili jaamas, enne kui ta kõndis veel 11 kilomeetrit peaaegu 2 tunni jooksul, suundudes pihateele, kuhu ta jõudis sellel hommikul veidi pärast kella 9. Tema telefon andis signaali pihateel, kuid lakkas peagi pärast seda edastamast. Kõik Aloys järjed kadusid pärast tema saabumist piirkonda. Aucklandi politsei suundus piirkonda, et läbi viia füüsiline otsing, kuid nad ei leidnud midagi. Puudusid füüsilised vihjed ja puudus ka tõendusmaterjal, mis viitaks sellele, et oleks seal üldse olnud. Kui olukord hakkas taas normaliseeruma, kadus juhtum avalikkuse tähelepanu alt. Ja nüüd on möödunud 5 aastat ning me pole sellele lõputule mõistatusele endiselt lahendusele lähemale jõudnud. Kui lähedane kaob ilma selgituseta, jääb tema perekond teadmatusse ning enamasti saavad nad vaid loota ja palvetada, et kadulu leitakse elusalt ja tervelt. Aga kui kadunud isiku juhtum jääb aastateks lahendamata, hakkab see lootus hääbuma. Ja 49-aastase Pauline Sowry juhtumi puhul kaob see lootus sootuks. Viimati nähti Pauline Sowryt siis, kui ta veetis aega oma perega Wollongongis, Austraalias 1993 aasta detsembris. Hiljem tuli välja, et Pauline Sowry lahutas oma abikaasast sama aasta juunis ja sai selle käigus märkimisväärse rahasumma. Tema sõprade ja peresõnul hakkas ta seejärel aega veetma inimestega, keda kirjeldati kui halba seltskonda ning kahtlustati, et ta rööviti ja temalt varastati enne, kui ta tapeti. Pauline Sowry kadumise täpsed asjaolud on parimal juhul ebaselged ning pole avalikustatud, kus teda viimati nähti või millised olid tema plaanid, kui ta kaduma läks. 2002 aastal teatasid uurijad, et nad usuvad, et üks või mitu tema uut tuttavat võivad teada, mis temaga juhtus ning et nad võivad olla seotud tema kadumisega. 2008 aastal kuulutati ta ametlikult surnuks, hoolimata sellest, et teda ei olnud leitud. 2023 aastal vaadati juhtum uuesti üle ning pakuti $500,000 suurust preemiat kõigile, kes annavad teavet, mis viib tema asukoha leidmiseni või tema ründaja tuvastamiseni. Varsti võttis keegi võimudega ühendust ja soovitas neil otsida Fig Tree põõsastikust ning seal leidsid uurijad oma esimese tõendi. Veidi 3 rideesed ja arvatakse, et need kuulusid Pauliinile. Leitud esemete hulgas oli valge pikkade varrukatega pluus, valgete ja oranžide õmblustega ning tumedad polüestrist püksid. Osa õmblustest oli lisatud selle poolt, kes pluusi kandis ja kuna oli teada, et Pauliinil oli kombeks oma riideid käsitsi kohendada, viitas see sellele, et see oli riietus, mida ta kandis röövimise ajal. Kuid isegi selle uue tõendiga polnud uurijad kahtlusaluse tuvastamisele lähemal ning juhtum jäi taas soiku. 2024 aastal said võimud vihjerelt inimeselt, kes väitis, et nägi Paulinit tema kadumise päeval valges 1968 aasta HK Kingswoodi sedaanis Wollongongi lõunaosas. Selle automudeli foto on avalikkusele avaldatud ning kõigil, kes mäletavad tol päeval selles piirkonnas sarnast autot näinud olevat, palutakse politseiga ühendust võtta. Samal ajal jätkus uurimine ning 29. mail 2025 teatasid võimud, et kahtlusalune on vahistatud. Kuigi üksikasju selle kohta, kuidas mees kahtlusalusena tuvastati, pole avalikustatud, on teada, et 64-aastane mees võeti Gwynvillis vahi alla. Talle esitati süüdistus kurjategijate abistamises pärast kuritegu, kuna arvatakse, et aitas Pauliini ründajatel tema säilmeid varjata. Kaz Comptonis on tolnakaid.
See on küsimus, mis jättis paljud sel aastal ärevile, kui Jessica Ortiz avaldas segadust tekitava ja kõhedust tekitava video. Ta postitas oma Instagrami kontole 11-sekundilise video, mis pärines tema veranda rindikaamerast. 5. juuni hommikul nägi Jessica teadet, mis saabus umbes kell 1 öösel. See oli ringi rakendusest, mis teatas, et tema maja ees oli tuvastatud liikumine. Kui ta teate avas, nägi ta häirivat pilti. Video alguses on näha veidra välimusega kuju, kes kõnnib kaadrist välja. Jessica ei suutnud oma silmi uskuda selle üle, mida ta nägi, ja palus oma pojal salvestist vaadata. Ka tema märkas midagi kummalist. Paremal pool, otse veranda juurest mööda kõndimas, oli tullukalaadne olend, kellel oli ksenomorfi pea ja läbipaistev keha. Kui tema poeg osutas samale asjale, mida ta ise oli näinud, tundis Jessica kergendust. Ta polnud hull, seal varitses tõesti midagi pahaendelist, midagi, mis ei kuulunud siia maailma. Kui tema poeg soovitas tal politseisse helistada, keeldus ta, uskudes, et nad arvavad, et ta on hull. Selle asemel postitas ta selle sotsiaalmeediasse, et näha, mida teised olukorrast arvavad. Kasutajad jäid nähtust häirituks ja nõudsid olukorra kohta selgust. Aga Jessical polnud vastuseid, mida nad otsisid, ja ka ühelgi eksperdil polnud neid. Maja omanikul on oma kodu ümber veel 2 kaamerat, kuid kumbki neist ei salvestanud seda maavälist olendit. Sellele kõhedust tekitavale kujule kaasnesid ka kummalised helid taustal, millele samuti näiliselt polnud seletust aga ilmselt allikad, kuid need tulid kuskilt väljastpoolt. Järgmisel päeval väitis Jessica tädi, kes elab kõrval majas, et ta kuulis pauke umbes kell 1 öösel sellel hommikul, kui video salvestati. Ta arvas, et see tuli katuselt ja vaatas isegi lakke, kui ta seda kuulis. Ta kuulis ka kraapivat heli, veel 1 pauku ja siis viimast pauku, enne kui kõik vaikseks jäi. Mõistetavalt olid veebikogukond, Jessica ja tema poeg sellest juhtumist häiritud, uskudes, et see kuju oli tullukas. 57-aastane Adele El Raffi kaotas traagiliselt oma elu 2022. aasta jõulupeal ning tema juhtum on ka 3 aastat hiljem lahendamata. Kuigi Adele oli moslem, tähistas ta jõule koos oma naise Lisa ja ülejäänud perega, kelle jaoks see püha ei ole enam kunagi endine. Sen päeval sadas Adele'i kodulinnas Covingtonis, Tennessee osariigis lund ning pere veetis oma hommiku nagu enamik teisi peresid jõulupühal, avades kingitusi ja nautides üksteise seltskonda. Seejärel sõitis ta oma lähikauplusse, mille nimi oli Bull Run ja avas uksed juhuks, kui keegi pidi veel viimase hetke jõuluoste tegema. Lisa ütles hiljem, et palus Adele'il koju jääda tema ja perega, kuid otsustas siiski poe avada. Keegi ei oleks osanud oodata, et kuskil keskpäeva ja kella 1 vahel pärastlõunal astub poodi mees, võtab välja tunirelva ja võtab Adele'ilt elu. Ta pidi oma ründajat hästi nägema, sest kliente lasti poodi sisse ainult siis, kui neil uks avati ja ta pidi arvama, et tegemist on lihtsalt järjekordse kliendiga. Kui sündmuskoht läbi vaadati, selgus, et Adele istus leti taga, kui ründaja avas tule ning tal polnud aega isegi reageerida ega põgeneda. Mees tulistas läbi väikese avaplexi-klaasis, mis oli leti ette paigaldatud ning seetõttu ei saanud ta olla ohvrist kaugemal kui umbes 1 meeter. Nüüd arvatakse mõistetavalt, et rünnak oli ebaõnnestunud rööv, kuid uurijad usuvad nüüd, et Adele tundis meest, kes tema elu lõpetas ning et ta võis olla poe pisiklient. Hänkiti turvakaamerate salvestised ja just siis leidsid uurijad oma esimese vihje. See näitas meest, kes sisenes poodi keskpäeva ja kella 1 vahel ning viibis poes umbes 2 minutit, enne kui kiirustades lahkus. Kaader salvestisest on avalikustatud ning uurijad on palunud Kriegil, kes teda ära tunnevad, nendega kohe ühendust võtta. Meest kirjeldatakse kui 168, 183 centimeetride pikkust ja saleda kehaehitusega. Kõigil, kes fotol oleva mehe ära tunnevad või kellel on muud teavet Adele'i juhtumi kohta, palutakse võtta ühendust Covingtoni politseijaoskonna kriminaaluurimisosakonnaga telefonil 901 47 51 264. Keegi võis ta kaasa võtta. Noemi Boliveri vanemad nutsid, kui said aru, et nende 21-aastane tütar oli salapäraselt kadunud. Noemi sündis Marichelli ja Jose perre ning Hollywoodi mägedes Jeesuse Kristuse viimse aja pühade kiriku perre. Noorel naisel oli sünnist saati ATH ja kõrge funktsioneerimisega autism, kuid kumbki neist ei takistanud tal oma unistusi järgimast.
Tema unistus oli töötada rahvusparkide teenistuses ning 2020 aastal lõpetas ta Brigham Young Ülikooli Rexburgis, Idahos. Õpingud andsid talle kraadi taimede ja metsloomade ökoloogias. See vaimne ja loodust armastav naine oli oma asjad korda seadnud ning ta tegi plaani oma eesmärkide saavutamiseks. Kahjuks Noemi ei saanud kunagi näha nende unistuste täitumist, sest 2021 aastal kadus ta seletamatult Hollywoodis, Floridas, kus ta elas koos oma vanematega. Mõistetus hakkas hargnema 11. veebruaril umbes kell 16:00. Kui ta lahkus oma vanemate kodust, et minna jalutama looduskaitsealale, kuid kadus jäljetult. Pärast lahkumist oma vanemate kodust märkasi Browardi maakonna ühistranspordi valvekaamerad Noemi sisenemas bussi Sheridan Streeti 7000 kvartalis. Mõni hetk hiljem peatus buss Sheridan Streeti 800 kvartalis. Noemi väljus seal rannikus isese veetee ääres. Umbes kell 18 samal pärastlõunal tegi Noemi endast pildi Ancobi looduskeskuse vaatetornis ja saatis selle Snapchati kaudu ühele ülikooli sõbrale. 15 minutit hiljem jäi Noemi aga kõhedalt vaikseks. Kella 7 õhtul luutusi Battleverid ärevaks, kui nende tütar polnud koju jõudnud ega vastanud telefonile. Ta pidi sel õhtul osalema ka Zoomi piibliõppes, kuid ei ilmunud kohale. Pere suundus Hollywoodi politseijaoskonda ja esitas kadunud isiku kohta avalduse. Kohe alustati uurimist ja Noemi telefoni asukoht tuvastati. Poliitsia vastas, et seade oli andnud signaali mobiilimastis, mis asus South Ocean Drive'i 2300 kvartali lähedal, ranna ääres ja umbes 3 miili kaugusel looduskeskusest. Signaal tuli sellel õhtul kuskil kella 10 ja 11 vahel. Selle asemel, et piirkonnas kohe põhjalik otsing läbi viia, ootasid võimud lausa puus piinavat päeva ja alustasid tegelikku otsingut alles 17. veebruaril. Nad kammisid läbi Ancobi looduskeskuse lõunaosa, lootuses leida Noemi jälgi, kuid ühtegi vihjet ei leitud. Paanika hakkas tõeliselt tekkima siis, kui järgnevatel nädalatel ei ilmunud ühtegi telefoni, panga ega sotsiaalmeedia aktiivsust. Noorel naisel polnud lahkudes kaasas raha, krediitkaarti ega isikut tõendavat dokumenti. Kõik tema isiklikud asjad olid koju jäetud. Bolivarid otsustasid palgata eradetektiivi, kui nad mõistsid, et politsei uurimine ei vii kuhugi. Selle aasta märtsis avastas detektiiv, et kadumise ajal oli Noemi telefon sisse lülitatud ja alustatud oli sõnumivahetust 3 tema sõbraga, kuid ühtegi sõnumit ei saadetud ning telefon lülitati seejärel uuesti välja. Sealt edasi muutuvad vihjed taas olematuks, pakkumata mingit teavet, mis võiks viia kadunud naise asukoha leidmiseni. Tema kadumisega seotud asjaolud on kahtlemata kurja kuulutavad ja ärevust tekitavad. 32-aastase Denise LeClerc'i kadumine ja surm 2000 aastal Burtonis, Michiganis on endiselt lahendamata. 2023 aastal avaldas politsei foto sõrmusest, mis võis kuuluda tema ründajale, lootes saada uusi vihjeid. Denise, kes oli pärit Covingtonist, Kentuckist, abiellus pärast keskkooli Danielle LeClerc'iga ning neil sündis 2 last. Nad kolisid 1990 keskel Grand Blanc Townshipisse, Flinti, Michigani osariiki, kus Denise töötas McLareni regionaalses meditsiinikeskuses. Kuigi näis, et Denise abielu oli ideaalne, oli tal suhe ühe töökaaslasega. 23. aprillil 2000 oma kell 23:00 vahetuse ajal ei läinud Denise koju. Selle asemel saatis ta Burtoni postkontoris postkaarte ja kadus siis jäljetult. Tema punane Chevrolet Cavalier leiti südaöö paiku hüljatuna postkontori parklast. Juhi poolne uks oli lahti aken all ning tuled ja suunatuli põlesid. Oluline on see, et auto pukseeriti minema enne kui ta kadunuks kuulutati, mis viivitas sündmuskoha uurimist. Sees oli tema telefon laadima pandud, kuid tema käekott puudus. Järgmisel hommikul leiti tema riided poole miili kauguselt arstikabineti lähedalt. Tema surnukeha avastati varsti pärast seda põllult, seljas ainult aluspesu ja vihmamantel. Surnukeha lahkamine kinnitas surmavat tulirelvahaava. Kõige olulisemaks vihjeks oli kuldsõrmus ühe teemantiga, mis leiti tema keha lähedalt. Arvatakse, et see libises ründaja surmest rünnaku ajal. Nii Danielle LeClerc kui ka Denise'i armuke välistati kahtlusalustena sündmuskohalt leitud DNA tõendite põhjal. Ja tänaseni pole tema ründajat kunagi tuvastatud.
Tänapäevane tehnoloogia, eriti koduturvasüsteemid nagu ring-uksekella kaamerad, on revolutsiooniliselt muutnud turvalisust, võimaldades majaomanikel avastada murdvargaid ning aidata õnnetuste, inimröövide või kadunud isikute juhtumite korral. Aga mõned majaomanikud on kokku puutunud häirivate sündmustega ning nad soovivad, et poleks neid kaameraid kunagi paigaldanud. Just nii juhtus 2021 aastal Sumteris, Lõuna-Carolinas, kui rahulikus naabruskonnas salvestatud häiriv kaamerasalvestis käivitas kummaliste sündmuste jada, jättes elanikud ärevusse. Pärast mitmeid teateid piirkonnas luuravast maskeeritud mehest alustas Sumteri maakonna šerifi büroo uurimist. Üks naabruskonna elanik andis neile kõhedust tekitava video, mis näitab täpselt seda, mis kogukonda hirmutas. Turvakaamera salvestises tehtud kaadril on näha tundmatu isik, kes vaatab otse kaamerasse. Tema identiteeti varjab valge mask, millel on suured augud silmade jaoks ja 2 väikest tava ninasõõrmete jaoks. See vaatepilt oli kõhe ja jättis majaomanik oma turvalisuse pärast muretsema. Ülejäänud naabruskond sattus stressi, kui nad leidsid sama luuraja oma turvakaameratelt. Nad võrdlesid maski jooni Slendermani omadega, mis tekitas kogu kogukonnas hirmu. See õõvastav isik hirmutas mitmeid inimesi enne kui kadus ööpimedusse. Kuigi varitseja ei teinud midagi ebaseaduslikku, soovis politsei siiski teada, kes ta on ning postitas valvekaamera videopildid Facebooki, paludes rohkem teavet ja abi isiku tuvastamisel. Tegevus oli kahtlane ja jättis politseinikud nõutuks, miks keegi midagi sellist teeks. Võib-olla oli tegemist vembumehega, kes läks äärmustesse, et naabruskonda asjatult piinata, või oli see hoopis varas, kes otsis maja, kuhu oleks kõige lihtsam sisse murda. Veelgi süngem võimalus oli, et tegu võis olla võõras, kes otsis kedagi konkreetset. Sõltumata selle isiku kavatsustest, soovitavad mõned, et see rahutuks tegev tegu ei ole kõige targem valik. Kui Lõuna-Carolina maskis mees satub vale inimese otsa, kes võib-olla on relvastatud, võib tema hiilimine lõppeda tragöödiaga. Vaatamata juhtunu uurimisele ei suutnud politsei kindlaks teha, kes oli maski taga olev isik. 1970. aasta 1. veebruaril nautis grupp lapsi New Yorgis lumes mängimist, kui nad tegid häiriva avastuse. Üks lastest arvas, et ta leidis surnukeha ja lähemal vaatlusel osutus see tõeks. Lapsed jooksid koju, et sellest oma vanematele rääkida, kes pärast süngavastuse kinnitamist teavitasid ametivõime. Politsei leidis mehe selili lamamas, käed ette sirutatud. See oli surnukeha jaoks väga kummaline asend ja uurijad kirjeldasid seda nii, nagu ta loeks nähtamatut ajalehte. Leiti, et ta oli mõrva ohver ja ta tapeti tulirelvaga. Tema vanuseks hinnati 35–45 aastat, pikkuseks 160 sentimeetri ja kaaluks umbes 70 kilogramm. Tal oli pruunid juuksed, ta oli raseeritud ning tõenäoliselt rünnati teda umbes 48 tundi enne leidmist. Kohe spekuleeriti, et ta tapeti kusagil mujal ning ründaja lohistas ta kätest sinna, kus ta leiti, mis põhjustas küüma tõttu selle kummalise asendi, millest avastati. Tal oli taskus $156, ühtegi isikut täiendavat dokumenti ei olnud ning kummalisel kombel oli ta riietatud mitmesse kihti riietesse, millest esimene oli beeži värvi vihmamantel. Selle all kandis ta tumerohelist peenikese triibuga ülikonda koos Playboy Enterprise'i lipsuga ning selle all oli tal seljas pidžaama. Tal oli randmel Omega Seamaster kell ja ühel sõrmel suur kuldne sõrmus. Lisaks kõigele sellele oli tal jalas mustad kingad, mida katsid kalossid. Oli kahtlane, kas ta oli kohalik ning mõned uurijad arvasid, et ta ei pruugi olla pärit Ameerika Ühendriikidest. Peamine teooria oli, et ta oli pärit Brasiiliast, kuna tema särk oli seal valmistatud. Ja pärast konsulteerimist juveliiriga selgus, et tema sõrmus oli samuti sellest riigist ostetud. Lisaks oli tõenäoline, et ka rünnakus kasutatud laskemoon oli ostetud Brasiiliast. Arvati, et ta riietus kihtidesse, et sooja hoida ning oli harjunud soojema kliimaga, näiteks Brasiilia ilmaga. Mis puudutab rünnaku motiivi, siis arvati, et ta oli seotud organiseeritud kuritegevusega ning ta toodi Ameerika Ühendriikidesse enne tema tapmist, et tema ründajat või ründajaid ei oleks võimalik tuvastada. Piirkonna elanikke, sealhulgas tuntud kurjategijaid küsitleti, kuid keegi ei tundnud meest ära ja tema isik ei teadmata kuni 2019. aastani, mil otsustati tema säilmed välja kaevata, et neist DNA'd koguda.
Portreekunstnik koostas mehe näost fotoroboti, mille foto tehti avalikkusele kättesaadavaks, et saada täiendavaid vihjeid. Järgmisel aastal astus välja 42-aastane Edward Sullivan, kes oli vangis Stormville'is New Yorgis ja väitis, et tal on teavet John Doe kohta. Ta oli pealt kuulnud, kuidas kaasvangid rääkisid 3 mehest, kes tapsid uimastikulleri ja viskasid seejärel ta surnukeha muldvallile. Ja ta nimetas vangidena Alphonse Persico, Jerry Langella ja Hugh McIntosh, kellest kõik olid teadaolevalt seotud maffiaga. Kõik nad on nüüdseks surnud ja siiani pole teada, kas nad olid selle mehe elu lõpetamises osalised. Siiani on John Doe isegi tuvastamata. Timantes Hurt sündis ja kasvas üles St. Louis'is, Missouris. Kui ta jõudis teismeikka, kolis ta Nashville'i, Tennessee osariiki, kus ta käis keskkoolis. Ta sõitis regulaarselt tagasi St. Louis'sse, et oma perekonda külastada. 2023 aastal lõpetas ta keskkooli ja suundus tagasi oma kodulinna, kus ta asus õppima Missouri Western ülikoolis. Aasta hiljem otsustas ta siiski semestri vahele jätta, lootes natuke raha säästa. Sel ajal elas ta Grain Valley's, Missouris ja töötas Price Chopperis. Kahjuks ei saanud 19-aastane kunagi võimalust oma õpinguid jätkata ning selle asemel sai temast ühe mõistatusliku juhtumi keskpunkt. Creek algas 1. veebruaril 2024. Ootamatult umbes kell 3 öösel. Timantesi vanaema sai temalt videokõne. Ta väidab, et Timantes ei kõlanud päris iseendana. Ta käitus paranoiliselt ja palus vanaemal isegi tema eest palvetada. Vanaema meenutas, et Timantes rääkis nagu väike laps ja tundus, nagu oleks toas veel inimesi, üks mees ja noor naine. Siis tegi Timantes jamatava väite. Ta ütles, et tal oli midagi sisse sokutatud, mida vanaema mõistis nii, et oli tahtmatult tarbinud tundmatut ainet. Ta kordas. Vanaema, mul on lihtsalt tunne, et keegi andis mulle midagi. Ta oli segaduses ega kõlanud sugugi nagu tema ise tavaliselt. Videokõnest piisas, et vanaema hirmutada ning ta helistas kohe hädaabinumbrile 911 ja saatis nad lapselapse korterisse, mis asub Baltimore Avenue 3900 kvartalis. Politsei saabus koju ja viis Timantesi St. Luke'i haiglasse hindamiseks. Seal selgus, et tema organismis polnud üldse mingeid aineid. Mõni tund hiljem, kui tema seisund oli stabiliseerunud, vabastati noormees haiglast. Umbes kell 11:50 samal hommikul istus Timantes taksosse, mis viis ta Greyhoundi bussijaama Troost Avenue 1100 kvartalis. Valvekaamerad jäädvustasid mehe saabumise terminali ning samuti tema järsu kadumise. Timantes on näha autost väljumas ja suundumas jaama uste poole. Kahjuks olid need suletud ja ta pöördus tagasi takso poole, kuhu ta oli oma telefoni jätnud. Pärast seda, kui ta üritas sõidukisse tagasi pääseda, pöördus ta hoopis ümber, jättis oma telefoni maha ja kõndis kaamera vaateväljast välja lõuna suunas. Viimane kord nähti Timantesi sel pärastlõunal kell 13:30. Teda märgati 77. tänava ja Troosti Avenue piirkonnas, mis asub jaamast 8 miili kaugusel. Kinnitamata teadete kohaselt nähti teda 2024. aasta 27. märtsil 11 tänava ja Grandi Avenue lähedal. Viiest hoolimata ei ole noormeest siiani leitud. Tema kadumisega seotud asjaolud on kummalised ja salapärased. Inimaju on äärmiselt keeruline ja huvitav organ, mida eksperdid pole siiani täielikult mõistnud. Selleks, et teemat võimalikult põhjalikult uurida, kogub Texas ülikool surnud inimeste ajusid ning 2014 aastal sai sellest kummalise mõistatuse teema, mida pole siiani lahendatud. Üks ülikoolis hoitud ajudest kuulus endisele merejalaväelasele Charles Whitmanile. Ta sündis 1941 aastal Lake Worthis, Floridas ja tal oli raske lapsepõlv, sest ükski tema ega ta vendade saavutus ei olnud isa silmis kunagi piisavalt hea. Ta oli oma naise suhtes vägivaldne ja nende sõnul, kes teda tundsid, oli tal teatav kinnisidee tulirelvade suhtes. Ta õpetas oma 3 pojale juba varakult laskmist ning Charlesit peeti silmapaistvaks laskuriks. Kasvades unistas ta päevast, mind saaks lõpuks kodust lahkuda, et pääseda oma isa domineeriva loomuse eest ning nii astus ta 1959 aastal, kohe kui see võimalikuks sai, Ameerika Ühendriikide merejalaväelaste hulka.
Ta sai täpsuslaskuriks, õppides samal ajal masinaehitust ning 1962 aastal abiellus ta Kathleen Leisneriga. Ta lõpetas oma ajateenistuse 1964 aastal ja 2 aastat hiljem hakkas ta oma tunnetest kirjutama. Ta väitis, et tundis end sageli kontrollimatult vihasena ja segaduses ning et tal oli tihti tunne, nagu hakkaks ta kohe vägivaldseks muutuma. Ta otsis abi mitmelt arstilt, et talle määrati ravimeid, mis pidid aitama tema heitliku loomuse vastu. Kuid selle aasta märtsiks otsustas ta pöörduda psühhiaatri poole ning hakkas seejärel regulaarselt peavalusid kogema. Probleemi ei suudetud kindlaks teha ja psühhiaater soovitas tal tulla täiendavale jälgimisele, kuid ta ei teinud seda. Tema seisund ainult halvenes ja 1. augustil 1966 tegi ta midagi mõeldamatut. Ta sõitis oma ema koju, kus ta puppis oma ema ning seejärel sõitis tagasi koju ja tappis ka oma naise. Ta pani selge käki tööriided ja valge bandaani, maskeerides end hooldustöötajaks ning kogus relvade varu, mille ta viis Texase ülikooli vaateplatvormi tippu. Tipu Minez Papis ta 2 inimest. Ja kui ta sinna jõudis, barrikadeeris ta ukse vaateplatvormile, leidis soodsa positsiooni ja hakkas allolevate inimeste pihta tulistama. Kui politseinikud ta surmasid, oli ta tapnud 16 inimest ja raskelt vigastanud veel 31, kellest 1 suri hiljem tüsistuste tagajärjel. Tema lahkamisel selgus lõpuks tema peavalude põhjus, kui tema ajust leiti Kreeka pähklisuurune kasvaja. Mees, keda tuntakse lihtsalt Johnina, päris oma isalt huvitava ja süütu välimusega nuku, mille isa oli omakorda saanud kelleltki teiselt 1960-ndatel. Nuku näojooned oli toodud vanema mehe järgi, kellel olid hallid juuksed, prillid ja ülikond, mistõttu hakati teda kutsuma vanamehe nukuks. John viis nuku koju ja pani selle riiulile, mõtlemata sellele rohkem. Ühel õhtul aga ärkas ta ootamatu vaatepildi peale. Ta selgitas, et ärkas üles ja lamast häiesti ärkvel voodis, kui äkki miski köitis tema tähelepanu. Ta arvas, et nägi akna lähedal varju liikumas ja siis ilma igasuguse hoiatuseta haarasid käed tema kõri ümber. See oli vana mehe nukk. Ta üritas meeleheitlikult oma naist äratada, kuid naine ei liigutanud ennastki. Jaan oli nukuga silmsidet hoinud, kes istus toa teises otsas öövastav naeratus näol. Ta teadis kohe, et see nukk peab ära minema. Uskudes, et see elutu ese kummitab ja üritab tema elu lõpetada, võttis Jaan ühendust paranormaalsete nähtuste uurija Jane Harrisega. Ta kirjeldas, et on tulnud koju nuku toomisest saadik peapöörituste migreene. Ta kannatas ka intensiivsete õudusunenägude all, sealhulgas ühe, kus vana mees istus tema voodialutsis või hoidis teda kinni. Jane Stourbridge alustas oma uurimist jälgimiskaamerate abil. See kasulik tehnoloogia aitaks kinnitada või ümber lükata, kas objekti ümber on paranormaalne kohalolek. Järgmised 3 kuud filmis ta nukku, mis oli lukustatud vitriini. Kaamera jäeti tööle alates kell 23:30 kuni järgmise hommiku kella 2:30 nii. Ühel õhtul jäädvustas öövaatlusega kaamera midagi, mis ajaks igaühel judinad üle selja. Oli 13, juuli 2015, kell 2:05 öösel. Kui kaamera jäädvustas midagi seletamatut. Kui nukk istus oma kastis püsti, sai seal sees peagi liikumist märgata. Vana mehe nuku juhtimispulk hakkas aeglaselt liikuma, just kui keegi üritaks temaga mängida. See võbeleb veidi ringi, enne kui põrkab vastu klaaspaneeli. Jane loomulikult magas sel ajal ja märkas liikumist alles järgmisel hommikul, kui ta videot uuesti vaatas. See oli närvesööv, kuid samas põnev. Kõik, mida ta oli varasematel uurimistel jäädvustanud, oli udu ja hõljuvad orbid. See oli midagi muud. Pärast avastust lubas John paranähtuste uurijal nukku endale võtta, eriti kunas oli teda üritanud kägistada. Jane viis vana mehe nukku oma keldrisse, sulges selle vitriini ja õnnistas seda pühitsetud veega, kus on tänaseni. See on kahetsusväärne tõsiasi, et kui inimene ei suuda enam enda eest hoolitseda, peab ta lootma oma lähedastele, et need tagaksid talle kõik vajalikku, sealhulgas meditsiinilise abi igapäevaelus. Kuid mõnel juhul muutub kodus hoolitsemine võimatuks ja tuleb teha raske otsus anda see vastutus üle professionaalsetele hooldajatele, nagu juhtus mehega nimega Van Ingram.
Van Ingramal diagnoositi raske autism, kui ta oli 8-aastane. Ta kannatas krampide all ja vanemaks saades hakkas ta käituma impulsiivselt, järgides sageli oma instinkte ja pannes end teadmata ohtlikesse olukordadesse. Seetõttu otsustas tema ema viia ta arsti juurde, kes tuvastas, et tal on autism ning tema seisund on spektri raskemas otsas. Aja möödudes muutus tema kontrollimine järjest raskemaks ning tema perekond otsustas meditsiinitöötajate soovitusel, et ta saab paremat hoolt Fairview arengukeskuses Costa Mesas, Californias. Ta hakkas samal aastal 8-aastaselt elama selles asutuses ning peagi sai selgeks, et ta vajab ööpäevaringset järelevalvet ja hoolt. Ta oli väga energiline laps ja tal oli raske isegi mõneks minutiks paigal püsida ning tema perekond teadis, et asutuse spetsialistid suudavad tema eest paremini hoolitseda kui nemad ise. Van jäi kogu oma elu asutuse hoole alla, kuid 2007 aastal, kui ta oli 50-aastane, juhtus midagi, mida pole siiani täielikult selgitatud. Selle aasta 6. juunil umbes kell 5:30 väitsid keskuse töötajad, et leidsid ta oma voodi kõrvalt põrandalt teadvusetuna lamamas. Tundus, et tal polnud mingeid nähtavaid vigastusi, nii et nad üritasid teda äratada, kuid see ei õnnestunud. Tema hooldajad panid ta toolile, riietasid ta ja üritasid teda püsti aidata, kuid lõpuks panid ta tagasi voodisse, kui nad temalt mingit vastust ei saanud. Sellises olukorras on keskuse töötajad koolitatud patsiendi kaela stabiliseerima, kuid seekord jäeti see tegemata ning kiirabi kutsuti appi alles 2 tundi pärast seda, kui Van leiti teadvuseta. Ta viidi Hoagi haiglasse, kus tehti röntgenipildid ja avastati, et ta oli saanud tõsise selgroovigastuse. Arst, kes selle avastas, lisas oma raportis ka, et selline vigastus ei saa tekkida lihtsalt voodist kukkumise tagajärjel ning et pidi olema kasutatud ülemäärast jõudu. Samal ajal märkis hooldekeskus Vani vigastuse otseseks põhjuseks nende sõnul voodist libisemise, kuid tema perekond keeldus seda uskumast. Nad väitsid, et ta ei olnud saanud vajalikku hoolt ning et asutuse töötajad olid hooletud pärast seda, kui nad leidsid ta teadvusetuna. Lisaks väitsid nad, et tema hooldajad üritasid varjata tõsise vigastuse fakti. Üks viimaseid fotosid Vanist näitab teda pärast juhtumit haiglavoodis lamamas, tema pere on juures. Ta suri oma vigastustesse 6 päeva hiljem ja perekond esitas hagi õigusvastase surma tõttu. Järgnenud uurimine näitas, et keegi asutuses oli Vanile pea lukku pannud ja selle käigus murdnud tema kaela. Alates hetkest, mil inimene hakkas maailma avastama, on põlisrahvad üle kogu maailma pidanud silmitsi seisma uustulnukate sihipärase rünnakuga. Üleminekul moodsasse ajastusse olid paljud sunnitud vastu võtma sellega kaasnevad muutused. Kuid isegi siis, kui oli tekkinud teatav kooselu, rünnakud jätkusid. Paljud põliselanikud leiavad end olukorrast, kus neid mõjutab ebaproportsionaalselt suur hulk kadumisi ja mõrvu. Sageli nende juhtumite suhtes pigistatakse sageli silm kinni. Veel üheks näoks MMIWG lehel sai Caitlin Potts, põlisrahva naine Alberta provintsist Kanadast. Caitlin oli tugev kohalolek sotsiaalmeedias. Ta postitas alati erinevatele platvormidele ning suhtles sõnumite kaudu sugulaste ja sõpradega. 22. veebruari 2016 kadus aga see elav ja avatud isiksus äkitselt internetist. Sel päeval saatis 27-aastane Caitlin oma õele Facebooki kaudu sõnumi ning see jäi viimaseks korraks, kui keegi temast kuulis. Sõnumis kirjutas ta, et ta on Kelownas ja leidis kennegi, kes viib ta Calgarysse, Albertasse. Caitlin selgitas, et võõras viib ta kohale, kelle ta leidis Kijiji kaudu ning tema peamine eesmärk oli kohtuda oma õega, kes elas Edmontonis. Mõnda aega elasid nad koos, kuni vaid mõned kuud varem otsustas noor naine kolida Enderby'sse, Briti Kolumbiasse, mis asub umbes tunni kaugusel Kelownast. Ta soovis olla lähemal oma poissõbrale, kellega tal oli aeg-ajalt katkestustega suhe. Väidetavalt oli ta Caithlini vastu vägivaldne ja talle esitati isegi süüdistus kallaletungis 2014 aastal. Samal päeval, vahetult enne õele sõnumi saatmist, kirjutas ta ka oma poissõbrale, väljendades oma pahameelt raha pärast, mida ta väidetavalt talle võlgu oli. Pärast oma viimast sõnumit jäi Caitlin hirmuäratavalt vaikseks, mis tekitas muret tema peres ja sõprades. Tema toakaaslase ning Samuel ja Armi sõnul kohtus Caitlin väidetavalt eelmisel õhtul võõraga. Toakaslane ei kohtunud selle inimesega kunagi ning polnud selge, kas see inimene pidi ta viima Calgarysse või oli tegemist kellegi teisega.
Järgmistel päevadel jõudis perekonnale kohutav tõdemus kohale. Caitlin oli kadunud. Uusi postitusi polnud, sõnumeid polnud, ainult halastamatu vaikus. Perekond pöördus 1. märtsil Kanada kuningliku ratsapolitsei RCMP poole ja andis teada naise kadumisest, lootes kiirele uurimisele. Kuid arvestades, kuidas õiguskaitseorganid põlisrahvaste juhtumitesse suhtusid, need lootused kustusid. Esialgu oli möödunud 9 päeva sellest, kui Caitlinit viimati nähti ja tema kadumisest teatati ning kulus veel 19 päeva, enne kui RCMP saatis välja ametliku teadmata kadunud isiku teate. Teates seisis lihtsalt, tsiteerin, RCMP raskete kuritegude üksus abistab nüüd Vernoni ja Põhja-Okanagani RCMP-d Potsi uurimisel. Hoolimata ulatuslikest otsingutest põlisrahvaste rühmade ja kadunud ja mõrvatud põlisrahvaste naiste ja tüdrukute teemaliste meeleavalduste poolt, jäi Caitlini kadumine kuudeks lahendamata. 2017 aasta alguses avaldas RCMP jälgimiskaadrid, kus Kieflin siseneb Orchard Parki kaubanduskeskusesse päev enne tema kadumist, lootes taas huvi äratada. Nende peamine kahtlusalune on endiselt võõras, kellega Caitlin kohtus ööl enne oma kadumist. Kuid 9 aastat hiljem on selle isiku identiteet ja Caitlini kadumise asjaolud endiselt teadmata, jättes tema perekonna ja kogukonna ilma lõpliku selguseta. Lonnie David Franklin Jr., sarimõrvar, keda tuntakse paremini kui Grim Sleeper, sai selle hüüdnime, kuna pärast mitme inimese elu lõpetamist otsustas ta seletamatul põhjusel oma kuritegevuses 14 aastaks pausi teha. Ta sündis Los Angeleses 1952 aastal ning tema ja ta naine sai 2 last. 1980-ndate keskpaigas sai Los Angelese politseile selgeks, et keegi sihib ja lõpetab piirkonnas tänavaseksi töötajatena töötavate afroameerika naiste elusid. Süüdlasele pandi algselt nimeks lõunaosa tapja ning uurijad hindasid, et oli 1985 aastaks lõpetanud vähemalt 13 naise elu. Uudisvõimanikus tegutsevast sarimõrvarist tehti avalikkusele teatavaks alles sel aastal, kui politsei palus avalikkuselt vihjeid. Järgmisel aastal lisandus sellele arvule veel 2 ohvrit. Loodi töörühm, mis keskendus ainult Southside Slayeri juhtumile, kuid süüdlase tuvastamisel tehti väga vähe edusamme. Pakuti $25 000 suurust preemiat Kriegile, kes suudavad ründaja tuvastada, kuid siiski ei tulnud keegi välja kasuliku teabega. 1987 aastaks oli töörühm vähendatud, kuna juhtumis polnud praktiliselt mingit edasiminekut saavutatud. Samuti avastati, et Los Angeleses tegutses samal ajal mitu teist sarimõrvarit ning Southside Slayer ei olnud vastutav nii paljude rünnakute eest, kui varem arvati. Järgmise 2 aastakümne jooksul tuvastati veel ohvreid, kuid ründaja isiku kindlaks tegemisel edusamme ei tehtud. Loodi veel 1 töörühm nimega töörühm 800 ning 2008. aastaks tõsteti vihjete eest makstav tasu $500 000. Selleks ajaks jälgis juhtumid inimesi üle kogu riigi ning Los Angeles elanikele öeldi, et nad paneksid tähele igasugust kahtlast tegevust ning oleksid valvsad ja ettevaatlikud. 2009. aastal muudeti ründaja hüüdnimi pressikonverentsil Grim Sleeperiks. Samal ajal teatati, et 1 mees oli võtnud võimudega ühendust pärast seda, kui ta oli näinud meest inimjäänuseid ära viskamas. Tal õnnestus anda politseile mehe kaubiku numbrimärk ja kui see tuvastati, seostati see tegevuse lõpetanud kosmopoliitse kirikuga. 1 naine pääses rünnakust napilt ning ülekuulamisel avaldas ta, et kuritegude eest vastutav mees oli afroameeriklane 30. eluaastates ja ta oli korralikult riides, hakivärvi pükstes ja poolosärgis. Lonnie David Franklin Jr. sai kahtlusalune pärast seda, kui tema poeg arreteeriti ja tema DNA andis mõnel kuriteopaigal leitud DNA-ga sugulusvaste. Franklini DNA koguti restoranis, mida ta sageli külastas ja kui see sobitus ründaja DNA-ga, arreteeriti ta lõpuks 2010. aasta juulis. Hiljem samal aastal avaldas politsei, et kui Franklini maja läbi otsiti, leiti sealt rohkem kui 1000 fotot naistest, mis olid tõenäoliselt tema tehtud. Suur tänu, et vaatasite! Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldimisnuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.